Tere, mina olen Katariina, loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja ja räägin täna sellest, kuhu kaovad putukad. Aga mis mõttes kaovad? Milles see mure tegelikult seisneb? Mitmed Kesk-Euroopa uuringud on näidanud, et lendavate putukate kogumass on viimaste aastakümnete jooksul vähenenud üle 70%. See on päris suur protsent. Aga miks see on halb? Paljud on kindlasti ründavaid sääski või meie toitu himustavaid kärbseid peletades mõelnud, et oleks parem, kui neid ei oleks. Kuid tegelikult on kõik putukad kuidagi vajalikud. Nad on väga tähtis osa toiduahelast. Ilma putukateta jääksid paljud linnud nälga. Putukad on ka väga olulised tolmeldajad. Näiteks, kui neid samu pinisevaid sääski maailmas üldse ei oleks, siis ei saaks me tegelikult ka šokolaadi, sest nimelt on just üks sääseliik see, kes tolmeldab kakaopuud. Lisaks on nad väga olulised surnud taimede ja loomade lagundajad. Ilma raisamardikateta vedeleksid surnud metsloomade korjused metsa all hoopis kauem ja võiksid niimoodi ohtlikke haigusi levitada. Aga miks? Miks putukad kaovad ja mis on nende kadumise taga? Esiteks jääb nende elupaiku kogu aeg vähemaks. See võib juhtuda näiteks metsaraie tagajärjel, mida on ka siin pildil näha. Ja metsaraiet teostatakse üsna laiaulatuslikult üle terve maailma. Aga seda võib põhjustada ka näiteks linnastumine. Linnad suurenevad pidevalt loodusliku keskkonna arvelt ja suurte majade vahel ei ole just putukate meelis elupaik. Ja kui inimesi tuleb järjest juurde ja nende jaoks tuleb leida uusi elupaiku linnas, siis on neile vaja ka kuskilt toitu saada. Ja see on põhjustanud põllumajanduse tugevnemise. Näiteks võetakse troopikas väga palju metsa maha, et põllumaa tasemele teha. Metsas elanud putukate elupaigad aga killustuvad. Teiseks põhjuseks, miks putukate arv on vähenenud, on keskkonna saastatus. Kui ma enne rääkisin, et põllumaid tehakse kogu aeg juurde, siis kindlasti neid põllul kasvavaid kultuure ka väetatakse. Väetised võivad aga mulla ja mulla kaudu ka veekogude looduslikku tasakaalu nihkesse viia, mis ei ole kuigi meelepärane seal elavatele putukatele. Põllukultuuride peal kasutatakse ka pestitsiide ehk taimekaitsemürke, mis aitavad eemal hoida umbrohte, haigusi ja kahjurputukaid. Paraku mõjuvad need lausa laastavalt ka teistele äärmiselt vajalikele putukatele. Kindlasti on oluline ära mainida ka reovee jõudmine veekogudesse, mis võib viia sinna erinevaid ohtlikke kemikaale ja ühendeid, ohustades seeläbi eelkõige just neid putukaid, kes on mingis eluetapis seotud veelise eluviisiga, näiteks siis kiile. Ja kolmandaks on putukate kadumise taga needsamad kurikuulsad kliimamuutused. Kliimamuutustega kaasnevad tavapärasest võib-olla mitte nii harjumuspärased soojemad, tormisemad või hoopis kuivemad ilmad, millega putukad ei jõua piisavalt kiiresti kohaneda. Ja kui ilmad on kuumemad ja kuivemad, siis on ka kõrgenenud tulekahju risk, mis hävitab hektarite kaupa putukate looduslikke elupaiku. Alles ju oli Austraaliaski üks
laiaulatuslikumaid metsapõlenguid. Ja kui meie oma liigid ei jõua uute tingimustega kohaneda, siis tulevad peale uued, paremini kohastunud putukad, kes võivad tuua oma liikidele ohtlikke haigusi ja lisaks pakuvad võõrliigid ka tublit konkurentsi nii toidulaual kui ka elupaigas. Aga kas see putukate kadumise mure on ainult kuskil kaugel-kaugel või on ka meil siin Eestis täiesti päevakajaline teema? Nojah, lühike vastus on, et jah, ei jää ka meie sellest puutumata. Eestis on putukate vähenemise peamisteks põhjusteks samuti looduslike elukohtade kadumine. Näiteks on nõmmede kinnikasvamine viinud Nõmme tähnik sinitiiva, keda te siin ka pildil näete, 3. kaitsekategooriasse. Ja ka meil kasutatakse päris palju taimekaitsemürke, mis on eriti ohtlikud maamesilastele, kellele need mürgid ju tegelikult üldse suunatud ei ole. Ja lisaks üks põhjuseid, miks võib-olla aedades on putukaid vähem, on see, et sageli niidetakse muru väga-väga madalaks ja seal madala muru sees ei ole putukatel väga midagi teha. Ja ka meile tulevad kliimamuutustega uued liigid ning kui need võõrliigid toituvad näiteks siis samadest taimedest või munevad samadele kohtadele, siis kõikidele putukatele lihtsalt ei jagu piisavalt toitu ja elupaiku. Nii, ja mida siis meie tegelikult ise teha saame? Ära niida terves aias muru madalaks. See on võib-olla selline kõige otsesem viis, kuidas hoida putukate arvukust. Suures aias ju ikka on selliseid kohti, kus kogu aeg ei käi. Äkki ei ole siis vaja sealt ka kogu aeg niita. Või niita aeda sellised rajad, nagu pildil on näha. Eelista mahetoodangut, mille kasvatamisel ei ole kasutatud taimekaitsemürke. See on võib-olla selline natuke kaudsem viis, kuidas putukate vähenemist pidurdada. Ja ela keskkonnasõbralikult, et aeglustada kliima soojenemist. Ka see on selline võib-olla natuke kaudsem panus, kuid keskkonnasõbraliku eluviisiga kaasneb kindlasti ka palju teisi plusspooli. See on kõik. Aitäh teile!